Head sõbrad, täna räägime taevaminemishühast. Taevaminemishüha on püha, millel me tähistame Jeesuse maise nähtavuse lõppemist, kui ta 40 päeva pärast ülestõusmispühi läks oma jüngrite silme all siit maa pealt taevasse. Ja see püha põhineb Markuse evangeeliumi lõpus ja Luuka evangeeliumi lõpus ja Apostlite tegude raamatu alguses jutustatud lool, kuidas Jeesus jüngrite silme all nende nähes võeti üles taevasse pilvedel. Taevaminemispüha, nagu öeldud, siis pühitsetakse alati 40 päeva pärast Jeesuse ülestõusmist ja see on traditsiooniliselt olnud väga suur püha. Ja Eestiski on ju selline ütlus vanarahval olnud, et see on nii püha päev, et siis ei kasva isegi mitte rohi. Ja kiriku liturgilises traditsioonis on see ka olnud väga suur püha, kas või seda näitab see, et sellele pühale on alati eelnenud nii-öelda vigiiliateenistus ehk seda tähistamist alustatakse juba eelneval õhtul, nii nagu näiteks jõuluõhtul ja ülestõusmispühade õhtul see ka käib. Tänapäeval muidugi on, kuna ta on nädalasisene püha, siis ta on vajunud unustusse, aga sellegipoolest on sellel väga oluline tähendus. Nagu me teame, siis kirikupühad ei ole lihtsalt niisama mõeldud, vaid nad on mõeldud tähistama meie lunastussündmusi. Mida me siis taevaminemishühal tähistame? Me mõtleme sellel pühal eelkõige selle peale, kuidas Kristus, kes, nagu ütleb dogma, on tõeline inimene ja tõeline Jumal ja selles taevaminemispühas, selles sündmuses ta võttis meie inimlikkuse ja kirgastas selle, viies ta endaga koos taevasse, isa paremale käele. See ütleb meile seda, mis ka meid ootab, meid, kes me oleme Kristusega ühendatud. Et ka meie saame osa jumalikust loomusest, ka meie inimestena. Kristus näitas meile ette tee, ta viitab sellele, milline on nende saatus, kes on koos Kristusega. Ja see, et Jeesus läks ära taevasse, ei tähenda seda, et ta justkui jättis meid maha. Vastupidi, ta tõotas, et ma ei jäta teid orbudeks, ma tulen tagasi teie juurde ja ta tõotas ka Matteuse evangeeliumi lõpus, et ma olen teiega maailma ajastu otsani. Aga mida siis see püha meile siin 21. sajandi põhjamaises Eestis tähendab? See tähendab seda, et apostel Paulus kutsub meid ka üles mõtlema asjadele, mis on taevas. Elama siin maa peal kristlasena nõnda, nagu on kohane taevasele tegelikkusele. Et me mõtleksime asjadele, mis on taevas, et me elaksime sellele kohaselt. Et me ei oleks kinni maisuses, et me vaataksime lootusrikkalt tulevikku ja et me osaleksime Kristuse lunastustöös, kui me kuulutame koos temaga evangeeliumi, mis meie kätte on usaldatud. Nii nagu ta ütles, ma läkitan teile püha vaimu ja selles taevaminemise pühas on ka juba viited eelseisvale nelipühale, mida me siis 10 päeva pärast taevaminemispüha tähistame. Meid selles pühas kutsutakse saama osa jumalikust loomusest ja saama osa Kristuse missioonist siin maa peal, kuni ta tuleb tagasi.